Millega Wallenium ja Tuulemaa Soome turul konkureerivad? Kas parema hinnaga? Kui me räägime Tuulemast, siis enamasti mitte hinnaga. Et me oleme pigem samad, sest tootmisloogika ja tooted on nagu suhteliselt sarnased. Et Tuulemaa seni on turgu võitnud oma näolisusega. Et Martin Pärna loodud need tooted on natuke teistmoodi. Et nad on küll Skandinaavia stiiliga, aga nad püüdlevad ikkagi oma näolisust. Ja seda on ka siin need viimased konkursid, kus me oleme Iskut ja Mardelat võitnud, et me ei võistle. Ühesõnaga, me oleme selgelt saanud aru, et me ei taha olla number 1, me tahame olla number, Soomes on ta number kuskil 4, 5, 6, et ja pakkuda sellest teatud madalamas sektoris hinnaklassilt head asja. Ja kui me võrdlesime, siis mida nagu konkurent pakuvad, on see, et pakutakse samasse, meil on üks kroog, siin lauad on näha, meile kasutame ka neid, on selline üks kõige nagu soods, ütleme hinnaklassilt kõige parema hinnaga toode, aga ta on nagu hea disainiga. Ja mida nad siis konkurendid Soomes pakuvad, on see, et ta on odavam ja ta näeb välja ka odavam. Ja see vahe nagu on ja me ei võistle selles, kus igasugu nuppudega saad reguleerida kõiki laudu, ja olen pakkunud nagu seda toodet ja see müüb. Et te olete nagu Toyota, et teete hea asja võimalikult... Et jah, et see, et on nagu nii-öelda soodsam hinnaklass, ei tähenda, et ta peab olema välja nägemised odavam. Et ta on võimalik nii teha. Mis puudutab Walleniumi, siis on meie jaoks, või siis Walleniumi jaoks on 2 turgu. Üks on siis selline lõppkliendi turg, ehk siis büroode sisustamine. Ja teine on ehitusturg. Et see ongi Eestis niimoodi, et neid tuleb vaadelda täitsa erinevalt. Et ehitusturul oleb ainult hind. Et see ükskõik, kes sa oled, kus sa tuled, kui sa pakud paremat hinda ja sa oled enam-vähem usaldusväärne, siis on tehtud, müüdud. Mis puudutab siis teist ehk lõpptarbija turgu, see on ka siis see mööbli turu poole läheb juba, kus sa vaataks, et milline see välja näeb, kuidas see töötab, milline on siis disain ja see funktsionaalsus ja siis pärast vaadatakse hinda. Et kui ta ikkagi ei erine siin 5, 10, 15% võib-olla veel kallim ja kui ta on ilus, siis jääks põhjal nagu otsus selle põhjal. Aga kui sa enda kogemuseks niimoodi üldistaks või teeks kokku, et mis on ikkagi see siis, mis tagab, et sa suudad rahvusvaheliselt konkureerida? Maailm on täis tarku inimesi, suhteid, kogemusi. Sa oled keegi võõras, lähed Soome, lähed Rootsi mujale. Mis on see, millele ikkagi Eesti ettevõtja saab panustada, mis see tema võimalus on? Komponente on palju muidugi, aga kõigepealt tulevad inimesed, ehk siis suhted, nende vahel tutvused, võimalused, ehk siis võimalusi kasutavad just need inimesed, kes meie meeskonnas on, siis et need võimalusi saada, peab olema ka midagi pakkuda, ehk siis mingi toode. Tuulemaal on väga normaalne tootevalik olemas, mida võiks nagu pakkuda. Me ei ole läinud kopeerimise teed. Ehk siis ja sellest selle hea näide on Standard näiteks, et tema kopeerib väga julgelt ja mitte, et see halb oleks. Ja see on täiesti normaalne ja see on okei. Lihtsalt, et kui saavutada selline usaldus, arhitektid on kunstnikud ja sama aja, kui sa lähed arhitektile raha pakkuma, et kuule, et võta mu asi, et ma annan sulle mingit raha. Et see on ka täiesti nagu selles mõttes out. Et selles mõttes võrdlus on selle, et kui arhitekt näeb nagu head asja ja talle see meeldib ja ta näeb, et seda mitte ei kopeerita, vaid et see kontseptsioon, siin taga on veel midagi, mitte lihtsalt raha tegemisvahend, siis loeb see, et arhitekt ostab selle toote ära.